esimese Lancer Evo 9 numbri all 18 rajale läinud Kaspar Koitla ja Andres Ots. Võtame siit kiirelt Kaspari käest ka kommentaarid. Need, kes Ralliraadiot kuulasid, juba üht-teist kindlasti kuulsid, aga Kaspar, kiired kommentaarid hommikul starti minnes. Uskusid, et võid lõpetada selle talveralli võitjana? Ei uskunud ausalt öeldes. Aga N-rühma võitjana? Ei uskunud ka seda. Lootsime esikuuikut. No kuidas sa nüüd sellele viimasele katsele vastu läksid, et oli see üks selline võib-olla mõnes mõttes elu selliseid närvilisemaid katseid ka? Ei olnud kõige närvilisem, aga võtsime rahulikult ja proovisime auto lõpuni tuua. See õnnestus suurepäraselt ja nüüd tark inimene astub eemale, sellepärast et ootamas on võimas šampanjadus. Kaardilugeja on natukene aeglasem, ei saa oma tegemiste toimetamistega nii kiiresti hakkama. Andres Ots. Samuti aplaus Kaspar Koitla, Andres Ots. Norde ja Võrumaa talveralli 2011 võitjad ja loomulikult sõõm autole ka, kes siis on suure ja raske töö siit ära teinud ja usun, et tähistamiseks on põhjust küll, aga siinkohal saab ka ära mainida seda, et Norde ja Võrumaa talveralli ametlikuks afterparty kohaks on Club Boschwetter ning siit saavad siis kõik väga ilusad ja väga väärtuslikud pildid endale. Põnevus püsis kuni viimaste katsete ja viimase katse viimaste meetriteni. Norde ja Võrumaa talveralli absoluutarvestuse teine koht. Sander Pärn, Ken Järveoja, MM Motorsport. Ei häirinud purunenud pooltelg, mis vahetati viimases servises kiiresti välja ning ei tekkinud meestel mingisugust probleemi ka viimastel katsetel veel kenasti peal hoida ning võtta siit väga väärtuslikud teise koha punktid. Sander, kiired komment ka. Mõnes mõttes tegelikult samamoodi nagu Kaspari käest, et oskasid sa ralli eel nüüd loota ja uskuda, et sa siin sekkud sellesse võiduheitlusesse niivõrd teravalt sellel talverallil? Otse loomulikult mitte. Et tulin rallile nagu sõitu õppima rohkem. Ja kukkus hästi välja. Ongi kõik. Kukkus tõepoolest hästi välja. Ma arvan, et see on selline hea algus sellele 2011. aasta hooajale. Teile küll algselt vist kokku lepitud 2 ralli peale. Mis sa ise arvad? No sõidame selle Läti meistrivõistluste esimese etapi ka ära, Sarma ralli. Ja siis vaatame, mis edasi saab, et tahaks ikka jätkata 4 vedusega. Sa ju tead, mis kohustus selle autoga sõites on. Viimased 3 aastat on selle autoga toodud N-rühma meistritiitel koju. Jah, olen täitsa kursis, et no enne seda rallit ma ei uskunud seda, et see ralli nii hästi läheb, aga kuna see ralli nii hästi läks, siis ei saa seda välistada, et ka see aasta see juhtub. Aitäh sulle! Sander Pärn ja Ken Järveoja. Norde ja Võrumaa talveralli 2011 absoluutarvestuse 3. koht, ühtlasi ka klassi N4 3. koht, 3rd place overall and in group N4. Janis Varapjops Kutis-Igans, Latvia, Mitsubishi Lancer Evo 10.
järgmiste kohtadega juba Võrumaa talveralli, Norde ja Võrumaa talverallil absoluutarvestuse ning ühtlasi ka N4 masinaklassi 4. koht Priit Saluri, Indrek Lepp, Tiim RLC, Subaru Impreza. Vedas Silvinas Sakalauskas ja nüüd ribunada pidi nad sealt järgi läbi selle stardipoodiumi ja finišipoodiumi alt läbi ka sõidavad ja klassivõitjad oleme siis niimoodi kokku leppinud, peatuvad siin ja saavad siit siis ka endale šampuse ja saavad seda šampust ka pritsida siit. Sealt edasi juba siis absoluutarvestuse ja ühtlasi ka N4 masinaklassi 6. koht Aigar Päärs ja Simo Koskinen Subaru Imprezal saavad samuti oma vajalikud pildid sealt ära teha ning sealt minnakse siis juba selle järjestuse järgi, mis hommikul starti mindi. Marko Kasepeld, Rein Jõesaar, nemad siis olid absoluutarvestuse 8. kohal. Raul Jelts ja Andrus Toom siin erinevate probleemide tõttu langesid siin võistlejate rivi päris lõpupoole. Lõpuks olid seal N-rühmas 20 piirimaile ennast sõitnud siis Dominikas Putilas ja Renas Vaikevitšus absoluutarvestuse 10. koht, Pitsimisil Enserevo 10, sealt edasi number 85. Nemad on siis Randas Menezis ja Kundas Vesvagars absoluutarvestuse 17. koht ja siit edasi siis Martin Kangur ja Kristo Kraag. Nüüd on põhjust meil tervitada järjekordset klassivõitjad, nagu siis öeldud, klassivõitjad saavad siin autosustamisel juba šampuse pudelid samuti kätte ja A7 masinaklassi ehk siis kuni 2-liitriste, 2-veoliste masinaklassi võit läheks ekipaasile Siim Blangi, Marek Sarapuu. Vahepeal siin lõime endal ka natukene majapidamises korda majja. Sidorenko Mikiev, Vene ekipaaž number 24
4 ja püüame siit kiiresti online'ist leida üles ka nende tulemuse absoluutarvestuse 23. koht olema ekipaasile ja siis Norde-Võrumaa talverallit siin vahepealt läks läbi veel ja number 25 Roland Murakas, Kalle Adler tulid ka tublisti absoluutarvestuse 9. kohale ja siis ka klassi N4 9. kohale, nii et Roland ja Kalle on ka väga hea ralli siin täna kindlasti. Ja hea meil on tervitada siin Norde-Võrumaa talveralli poodiumi all numbriad 26 startinud Ago Ahu ja Kalle Ahu masinaklassi E11 võitjad! Ikka lahti nalja teed. Ega seda sulle ei antud selleks, et sa selle koju kapi peale viiksid. Aplaus Agohule ja Kalle Ahule on selle hooajal siis liikunud edasi siis kaheveolisele masinale ja esimene start oli ilus ja edukas, kuigi väikesed muresid siin olid, aga vaatamata sellele ei olnud klassivõite siiski keeruline õnneks ära võtta. Ja klassivõitjatega siit tegelikult saame ka pidulikult jätkata, samal ajal kui need ahud number 26 siit saavad minema. On hea meel tervitada siin finišipoodiumi all numbri all 27 rajale läinud Lemmitsoe, Ahtopoliis, Pihlas, masinaklassi E10 võitjad. Katsumi, ma nii kaugele. Lemmitsoe, Ahtomiilas, E10 masinaklassi võitjad Norde-Võrumaa talverallil. Ja järgnevalt tervitame järjekordseid klassivõitjaid siin finišipoodiumi all. Egon Kaur, Mait Laidvee, A6 võitjad Norde-Võrumaa talverallil. Seda footaks enam paketi kõver. Jagame ära. Veel võistlejaid Võrumaa talverallil, Norde-Võrumaa talverallil numbri all 29 David Sultanians, Jaan Põltsepp ja absoluutarvestuse 27. koht siis neile võistlejatele täna siin hooaja esimesel rallil. Edasi numbri all 30 Venemaa ekipaas Uger Siskin ning Uger Siskin siis absoluutarvestuse 31. koht.